spordiuudised. Raadio 2 spordiuudistega eetris Oleg ja Igor. Jalgpallist. Nõmme Kalju teatas, et klubi tahaks endale Soome jalgpallimeest Jari Litmaneni, kes siis on Eestis praegu treenimas ning kes ei taha enam mängida Soome klubis FC Lahti, kuna see asub liiga kaugel Litmase Helsingi ja Tallinna kodudest. Joel Lindpere koduklubi New York Red Bulls viigistas Floridas toimunud sõpruskohtumises 1-1 Chicago Fire'iga. Red Bullsi tabamuse autoriks oli Lindpere, kes saatis väljaspoolt karistusalla palli värava paremasse alanurka. Suusatamisest. Loodus tühja kohta ei salli, kuna Andrus Veerpalu lõpetas juba tippspordi ja Jack May teeb seda kevadel, vajab Eesti suusatamine uut tähte ning kas selleks täheks saab eilsel MM-il vabatehnikasprindis 6. kohaga hilanud 28-aastane Peeter Kümmel näitab aega ka eeldusi maailma tippu tõusmiseks peaks tugeva kehaehitusega pikakasvulisel mehel olema küllaga, samuti tarkust. Tippsportlaste seas pole peale teadmiste Januse Kümmel just palju neid, kes võiksid uhkustada doktorikraadi püüdlemisega. Homme 26. veebruaril peetakse Narvas kõrgetasemeline poksiturniir Lahing Narval, mille tõmbenumbrina tahetakse kohale meelitada endine 2-kordne VBA poksisarja raskekaalu maailmameister Nikolai Valujev. Eesti Päevaleht küsib Eesti suusakondise arstilt Tarvo Kiudmat küsimuse. Miks ei ravinud Andrus Veerpalu kas või 10 Eesti tipparsti ega pandud teda näiteks haiglasse tilgutite alla, kui ta haigestus ja palavik ei tahtnud kuidagi ära kaduda? Tarmo Kiudma vastab, kui see oleks aidanud, siis oleks nii ravinud. Sellised olid spordiuudised. Head aega!